Regionaalhaigla Tervise pooltund. Tere kuulama Regionaalhaigla Tervise pooltundi. Käes on novembrikuu või teisisõnu öeldus novembrikuu, mis on pühendatud meeste tervisele. Ja me räägime Regionaalhaigla onkoloogi ülemarst doktor Helis Pokkeriga täna munandivähist, mis on üks meeste spetsiifiline haigus ja seetõttu novembrikuus sellele rohkem tähelepanu pööratakse. Kui levinud see haigus siis on? Tegelikult on niimoodi, et munandi ehk testise vähki, kui me vaatame kõiki pahaloomulisi kasvajaid koos, esineb väga vähe. See on umbes 1% või isegi natuke vähem. Et võiks mõelda, et miks sellest peaks üldse rääkima. Aga see on noorte meeste haigus, esineb vanuses kõige sagedamini 15 kuni 35 eluaastat ja selles vanusegrupis on see kasvaja sageduselt number 1. Need on noored mehed, kes ei mõtle selles vanuses, et temal võib olla tegemist kasvajaga. Elu on alles loomisel, alguses õppimised, perekonna loomised ja kogu aeg on teadmine, et kasvaja on pigem teise elupoole haigus. Et seetõttu peab seda teatud mõttes fookuses hoidma, et noored mehed, kui nendel tervisega midagi on korrast ära, teadvustaksid endale ka seda, et see võib olla vähkkasvaja munandis. On ka teine piik, mis on oluliselt väiksem selle kasvaja tekkel ja see on vanuses üle 55 aasta, aga siis ta esineb kuskil 7% ainult juhtudest. Aga kuidas need noored mehed siis teieni jõuavad? Kuidas nad aru saavad, et neil midagi valesti on? Munand ehk testis asub väljaspool keha. See on visuaalselt nähtav ja ta on ka katsutav. Tema struktuur, see siledus, see konsistents ja ka suuruse muutused. Nii et tegelikult, kui saunas või duši all käies ikkagi pöörata tähelepanu, milline on testiste olukord, siis kui nad on oma suuruselt muutunud, tavaliselt muutub 1, et haigus on ühepoolne, teine testis on üldjuhul muutuseta, või on seal üks valulik punkt, mis ei lähe üle, või on tekkinud tihend. Testis on küll normaalse suurusega, aga selgelt on katsutav üks tihedam koht, siis need võiksid olla alarmeerivad faktorid. Kui ikkagi järgmine nädal ja veel nädal edasi on seis täpselt sama, siis mina soovitan siiski pöörduda arsti poole, sest sealt järgmine uuring on ultraheli. Vaadatakse ultraheli all selle koe struktuur, mis on tänapäeval väga kättesaadav uuringumeetod ja ta on valutu, ta ei põhjusta lisakannatusi, aga selgus tuleb majja. Kui pädevad perearstid on sellist esmast hinnangut andma, et asi võiks olla kriitiline ja et vajaks näiteks spetsialisti lähemaid uuringuid? Perearstid on pädevad ära tundma, et organis on mingisugused muutused ja tänapäeval on ju võimalik saata uroloogile ka e-konsultatsioon, et ei pea ootama pikka järjekorda vastuvõtule, vaid juba e-konsultatsiooni järgselt saab uuringud ja kõik kokku leppida. Et kui perearst kahtlustab, ta suunab edasi. Aga inimene ise, et väga paljude selliste enesediagnooside puhul on see häda, et tegelikult kui vaadata internetist pilte või lugeda neid soovitusi, siis ausalt öeldes on need üsna segased, et raske on aru saada ja võib-olla isegi tekib veel asjatu paanika sellest, et kui lihtne tegelikult siis testise vähi puhul on endal inimesel aru saada, et kas midagi on valesti või mitte? Täiesti mõistetav, et kui kasutada doktor Google'it või internetti, et tekib segadus, eriti kui varem ei ole midagi sellist näinud. Pigem on see, et kui sümptom on tekkinud, siis jälgida mõningane aeg. Me ei loe aega nädalates, nädal, 2-3 kuu ei muuda mitte midagi, aga ei tasu jääda kuid ja kuid vaatama, kuidas need muutused lähevad järjest suuremaks ja süvenevad, sest et pahaloomulisel kasvajal on see omadus, et ta levib sellest algtekke kohast edasi ja mida kaugemale ta on levinud, seda raskem on teda ravida. Ja teine on täpselt see, et ega see hingerahu enne ei tule, kui see asi on selgeks tehtud, et mis siis tegelikult lahti on ja ilma ravita need haigused paraku ka ei kao. Kui on niimoodi, et
noormees leiab midagi oma testises, aga nädala pärast on see täiesti kadunud ja mõlemad testised on samasugused, nagu nad olid enne, siis ei ole muretsemiseks põhjust. Aga kui palju te näete selliseid patsiente, kelle puhul on kahju, et nad liiga hilja jõudsid teieni, et oleks võinud tulla tunduvalt varem? Eestis on läinud varasem haiguse avastamine palju-palju paremaks, kui oli see 10 või paar kümnendit tagasi, seda tuleb küll öelda. Aga me eristume siiski nende kaugemale levinud haigusjuhtudega võrreldes muu maailmaga, et kui meil on esimese staadiumi haigust Eesti vähiregistri andmetel 50%, siis näiteks UK-s on 70-75, et see vahe on siiski täiesti märgatav ja selle taga on ka see, et esimese staadiumi puhul piisab oluliselt väiksemast ja vähemast ravist ja ravimeetoditest ja tervistumine on 100%, mida haigus edasi, kui ta on teises staadiumis, me peame rakendama juba mitut ravimeetodit, terveks saamise tõenäosus langeb, see on endiselt küll kõrge, aga 90% peal 10% noori mehi me enam päästa ei suuda ja kui haigus on läinud vere kaudu edasi, siis me ei suuda päästa 25% väga noori mehi, kes tegelikult esimeses staadiumis oleks 100% elule päästetavad. Aga mis see põhjus on, miks siis noored mehed ei pöördu arsti poole, et mis neid takistab? Hirm on esimene. Ei taheta teada saada, mis tegelikult toimub, et teine on see, uroloogil on pikk järjekord, nagu ma ütlesin, tänapäeval on võimalik läbi e-konsultatsiooni saada kiiremini vastuvõtule, kui ikkagi on asi urgentsem ja vajab kiiremat tähelepanu spetsialisti poolt. Ja kolmas põhjus on kindlasti see, et ei teatagi, et noorel inimesel võib olla selline haigus ja see ongi just noorte meeste haigus. Sellega seoses on ka terve rida müüte või arvamusi, et üks levinumaid on see, et jalgrattasõit on riskitegur, et võib-olla see tuleb sellest, et kurikuulsal profijalgratturil Lance Armstrongil see haigus avastati ja võib-olla sealt on siis hakanud levima see müüt, et sadulas istumine mõjub halvasti, et millised need tegelikud riskitegurid on ja millised on müüdid? Täpne tegelik haiguse tekkepõhjus on täna teadmata. Küll me teame mitmeid riskifaktoreid, mis suurendavad riski selle haigust saada. Esimene on krüptorhism. See on selline seisund, kus vast sündinud poisil ei ole testised laskunud keha õõnsustest munandikotti, vaid on jäänud pidama. Kas nad on siis pidama jäänud retroperitonaalruumi või kubemekanalisse, see tõstab testise vähi riski 8 korda, mis on päris suur. Geneetika on siin väga oluline faktor, ehk siis kui esimese generatsiooni sugulastel isad, vennad, isa, vennad on esinenud testise vähki, siis vendadest teine või kolmas on 6-8% suurema riskiga elu jooksul see haigus saada. HIV 10 korda risk suurem. Pikk kasv. Seda seostatakse suguhormoonide väga intensiivse tootmisega puberteedieas. Leitud on ka, et eksogeenne östrogeenide taseme tõus emaraseduse ajal võib hiljem põhjustada noormehel testise vähi tekke, samamoodi ema ülekaal. Ja mitmed kemikaalid, mis jäljendavad östrogeeni, pestitsiidid, herbitsiidid, sünteetilised hormoonid, nendes on riskifaktor ja mõned nendest ka elustiilil. Ülekaal, rasvumine, metaboolne sündroom, kanep. 2015. aastal avaldati uuring, kus iganädalaselt kanepi tarvitajad, ja just see THC on see komponent seal, tõstab riski haigestuda testise vähki samaväärselt kui krüptorhism 8 korda. Ja teine, mis leiti selle uuringu raames, oli see, et kanepi tarvitajatel, kui avaldub testise vähk, siis just agressiivses vormis. Müüte on palju, tõsi.
nii nagu mainitud Lance Armstrong, mitmes mõttes, kui me jätame nüüd selle dopinguloo kõrvale, hea näide sellest haigusest, hea näide seetõttu, et temal avastati haigus väga kaugele läinud staadiumis. Tegelikult olid tal ajumetastaasid, kopsumetastaasid, lümfimetastaasid kõhuõõnes ja ta sai terveks. Ja tegelikult elab täisväärtuslikku elu ja loodetavasti pikalt sellest haigusest ta on vaba. Ja sealt tuli ka tähelepanu, et äkki traumad, rattasport, mootorrattad, ratsutamine, et need võiksid olla kuidagi riskitegurid, seda ei ole leitud. Samamoodi ei ole leitud, et kitsad teksased või üldse kitsad püksid, mobiiltelefonide kandmine püksitaskutes või kuumas vees sageli viibimine või põletikulised protsessid autoistme soojendust ma olen kuskilt kohanud ühe riskitegurina. Jah, see on, ütleme, kuum vesi või need, kes armastavad vannis käia või et kasutavad Põhjamaad palju autoistme soojendust, ei ole leitud täna, et see võiks olla riskifaktor. Tõsi, Põhjamaades, Taani, Norra, Holland, need on tipp 3 maad, kus see haigus on oluliselt sagedasem kui teistel. Eestis mehed on kaitstud Jumala poolt, kui nii võib öelda, et meie haigestumus on tegelikult võrreldes nüüd Taani, Norra, kes on tegelikult meiega sarnases kliimavöötmes ikka väga-väga palju madalam. Meil on aastas keskmiselt 25, maksimaalselt 30 esmasjuhtu. Et see on siiski suhteliselt haruldane haigus. Ja, kui me võtame kõik kasvajad kokku, siis see on haruldane ja see ka tingib selle, et sellele ei osata tähelepanu pöörata. Aga nagu ma mainisin, ta on noorte meeste kasvaja number 1 oma sageduselt. Kui nüüd haigus on avastatud ja läheb raviks, et kuidas see ravi mõjutab elukvaliteet, et noortel meestel on kindlasti mure selles, et mis nende pereelust edasi saab tulevikus? Kas nad lapsi saavad? Täiesti mõistetav ja see võib-olla on ka üks faktor, miks seda arstile pöördumist lükatakse edasi, et kui palju see hakkab mõjutama minu edasist elu ja teine, tegemist on ju väga intiimse piirkonnaga ja mehelikkust mõjutava haigusega. Võin kinnitada, et fertiilsus ehk laste saamine jääb alles ka siis, kui me peame rakendama keemiaravi. Keemiaravi ei muuda noort meest lastetuks, aga võib muuta spermatosoidide liikumise kiirust ja aktiivsust. Selleks, et tagada hilisem täiesti normaalsete, tervete, tublide laste saamine, on tänapäeval võimalik sperma külmutamine enne ravi, mida me pakume absoluutselt kõikidele noortele meestele, kes meile ravile tulevad. Mitte kuidagi ei kahjustu seksuaalfunktsioon, kui see ei ole seotud nüüd vaimse poolega ja psüühikaga, et nii nagu on loodud paarisorganid, me võime elada ühe neeruga, me võime elada ühe kopsuga, täpselt samamoodi võib elada ühe testisega, ta võtab selle teise testise funktsiooni üle ja kõik läheb edasi, nii nagu ta läks varem. Harva, tõesti väga harva, mõningad noored mehed vajavad väikest testosterooni toetusravi kõrvale. Aga sellega tegelevad juba androloogid ja ei ole elukvaliteeti, ütleme selle mehelikkuse ja selle poole pealt ükski nendest ravimetoditest kahjustav. Küll aga mida peab arvestama, mida kaugemale on läinud haigus, seda kombineeritumat ravi tuleb teha, nii kirurgiat, sageli korduvalt, keemiaravi, mõnikord ka kiiritusravi ja nende ravide hilismõjud võivad küll mõjutama hakata, et seetõttu ongi see tähelepanu, et kui esimese staadiumi haiguses piisab ainult selle kasvaja algkolde eemaldamisega ja teinekord piirdubki sellega ja rohkem ei ole mingit ravi teha, siis 3. staadiumis on ravi esiteks pikk, ravikuure on mitmeid ja ohus on teises elupooles tekkivad hilistüsistused sellest läbis tehtud ravist. Te mainisite geenitegurit kui riskitegurit, et kas geenitestidega on võimalik ka välja selgitada, kui suur tõenäosus selle haigusesse haigestumisse on?
tänaste teadmiste järgi ei ole sellist ühest testi, mis ütleks, et selle geeni kombinatsiooniga on risk nii suur või naa suur. Üks riskifaktor on küll, see on haruharva esinev, kui me geenidest räägime, on Klinefelteri sündroom, see on kaasasündinud kromosomaalne haigus, kus mehe genotüübis, mis on XY, on üks lisa X juures, ehk siis XXY. Need mehed on disponeeritud väga tugevasti testisvähi tekkeks, aga see on üliharv, nagu ma ütlesin. Kordame lõpetuseks võib-olla üle siis need asjad, millele noored mehed või mitte ainult noored, aga eriti noored mehed peaksid tähelepanu pöörama ja mida tegema selleks, et olla kindlad, et nad sellesse haigusesse ei haigestu või kui nad isegi haigestuvad, et seda saaks varakult ravida ja sellest saaks terveks. Mida saab enda jaoks ära teha, on olla tähelepanelik oma organismi ja oma tervise suhtes. Nii nagu naised peavad jälgima oma rinnanäärmeid, enesepalpatsiooni, hoolima endast ja kõrval loomulikult tervislik eluviis. Nii nagu enne jooksis siin jutust läbi, et ülekaal ja metaboolne sündroom ja kõik see ikkagi mõjutab meie hormonaalsüsteemi ja sealt edasi võib suurendada riski ka testisevähi tekkeks. Ülekaal vist on ka kümnete, kui mitte sadade muude haiguste riskitegur, et ja vähil ka, jah. Ja mitte ainult testisevähil, ka teistel vähkidel on ikkagi ülekaal riskiteguriks. Et see on kinnitust leidnud ja lisaks veel ülekaal ka, kui haigus on diagnoositud, halvendab tegelikult ka raviperioodi tulemust. Nii et seda on tõesti leitud. Et endast hoolimine ja vajadusel mitte karta pöörduda, sest et kui saadakse teada, et kõik on korras, siis see hingerahu on kulda väärt. Kui on haigus olemas, siis mida varem me kätte saame, nii nagu enne jutuks oli, see tõenäosus tervistuda esimeses staadiumis on 100%. Nii et noored mehed, mitte ainult noored mehed, aga kõik mehed, siis pöörake enda tervisele tähelepanu, ärge häbenege minna arsti juurde, kui miski muret teeb ja kui varakult isegi, kui selgub, et ongi see haigus teid tabanud ja varakult jaole saab, siis on tervistumise tõenäosus 100%, nii et novembrikuus kindlasti pöörake sellele küsimusele tähelepanu. Stuudios oli Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülemarst, onkoloog doktor Helis Pokker ja temaga vestles Hando Sinisalu. Regionaalhaigla tervise pooltund.